Ilusat päeva, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja tänase video teema on, kuidas me saame oma minevikku täielikult tervendada. Esiteks soovitus, lepi sellega, mis on juhtunud. Sest tervenemine ei alga mineviku muutmisest. See algab selle aktsepteerimisest. Ja mida rohkem see reaalsusele vastu hakkad, seda kauem valu sinus püsib. Teiseks, tunne tundeid ilma nendesse kinni jäämata. See tähendab, et ära suru oma emotsioone alla, aga ära lase ka neil ennast kaasa haarata. Tunne oma emotsioone, jälgi neid ja lase neil loomulikult mööduda, ehk siis lase oma tunnetest lahti. Ära hoia neid kramplikult kinni. Kolmandaks. Vabasta vajadusest või vabane vajadusest vastata. Sest meel otsib pidevalt vanu haavu, püüdes muuta juba juhtunut. Su meel otsib seda vana tuttavat, sitta olukorda, kui nii võib öelda. Aga rahu algab siis, kui sa lõpetad iga päev seda sama valu uuesti nii-öelda lahti koukimast enda seest. Neljandaks soovitus, andesta. Andesta selleks, et sa vabastaksid iseennast. Andestamine ei seisne selles, et vabandad või et see õigustaks kuidagi seda, mis sulle haiget tegi või kes sulle haiget tegi. Absoluutselt mitte. See andestamine seisneb selles, et sa keeldud kogu ülejäänud elu, viha ja kibedust kandmast, et sina saaksid vabaks. See ei õigusta teise inimese või olukorda, mitte grammigi ka teise inimese käitumist. Viiendaks, naase pidevalt praegusesse hetke. Minevik jääb ellu ja eksisteerib ainult läbi mälestuste, sest tegelikult kogu elu toimub praegu. Kui sa suudad ennast nii-öelda maandada oleviku teadlikkusse, hingamisse, vaikusesse ja tänulikkusesse, siis nendes hetkedes ei ole ühtegi probleemi. Kuuendaks, lõpeta enda süüdistamine kõiges. Jah, sa püüdsid ellu jääda selle teadlikkuse, valu ja mõistmisega, mis sul sel ajal oli. Aga soovitus on, et ole lahkem enda selle versiooni vastu, mis nägi vaeva ja mis nii-öelda tuli sellest olukorrast välja. Seitsmendaks, lase lahti nendest inimestest, kes eksisteerivad ainult sinu mälestustes. Sest mõned inimesed on loodud meie ellu õppetundidena, mitte elukestvateks kaaslasteks. Ja nendest kinnihoidmine, isegi kui ainult vaimselt, lükkab tegelikult seda paranemist ja toibumist edasi. Kaheksandaks, mõista seda, et haavadest paranemine võtab tegelikult päris palju aega. Mõned haavad paranevad vaikselt ja aeglaselt. Mõned haavad paranevad kiiremini, aga mitte hetkega. Ja kui see võtab sul aega, siis ära vihka ennast selle eest, et sul on ikka veel aeg-ajalt raskeid päevi. See on täiesti loomulik protsess. Need, kes on minu teraapiates käinud, teavad seda, mis see endast tegelikult kujutab. Üheksandaks, loo uus elu endale, kuhu sinu minevik ei saa järgneda. Ehk siis loo uued harjumused, loo tervemad piirid, loo rahulikumad rutiinid ja enesest
lugupidamine, sest need kõik asjad nõrgestavad aeglaselt seda väge, millel, kus minevikul kunagi sinu üle oli. Ehk siis see vägi, mis oli sinu nii-öelda vana mina üle, see nõrgeneb, kui sa võtad kasutusele need uued harjumused, tervenevad piirid, rahulikud rutiinid ja enesest lugupidamise. Eneseväärikus on veel üks väga oluline asi. Ja 10. usu, et rahu sinu sees on alati võimalik. Ükskõik kui valus su minevik ka pole olnud või polnud, sinu tulevik ei ole jäädavalt rikutud, sest tervenemine on võimalik. Sa ei tervene minevikust selle kustutamisega, vaid sa paraned ja tervened oma suhte muutmisega sellesse. Ehk siis kuidas sa sellesse suhtud, kuidas sa oma minevikku suhtud. Seega lase õrnalt lahti, jää kohalolekusse ja minevik kaotab aeglaselt võimu sinu rahu üle. Ilusat ja rahulikku päeva sulle. Kohtumiseni.